tere tulemast vaatama Laitse Corner 1 GP videot eelmist aastast, ehk siis Laitse GP. Peale FK-d siis järgmine etapp ja suurel võistluskaardi rajal, võistluskaartide jaoks mõeldud rajal, teised kaardid kui väiksel rajal, uuemad justkui peaksid olema head ja värsked, aga me leiame selle etapi jooksul, et päris nii see asi vist ei ole. Kõigepealt siis kvali ja ei olnud seal rajal parem sõitnud ja trenni minema ka ei teinud, ehk natukene oli ka rabe enda sõit, aga siin mõnel oli hullem. Küll aga endale tundus, et lõpuks sai nagu vaikselt juba paremaks, aga kvalifikatsiooni tulemus ja aeg kuidagi seda nagu ei näidanud, et tulemust siit ei tulnud nagu sisuliselt mingisugust ja olime pigem ikkagi hästi tagaotsas, et osa sellest mulle tundus, et oli ka kart, mis ei olnud hea nagu siin praegu näha, kuidas lihtsalt astutakse mulle eest ära ja lihtsalt ei tundunud see asi üldse hea. Muidugi lisaks sellele, et see ma lasen ka ise korralikult pikaks esimest korda siin kurvi võttes. Sellele ei aidanud juurde ka see, et kvalisse sõita 6 ringi, kuna rada on nii pikk, siis ringe väga palju ei tulnud ja selle näevad ka mul siis rajad ilmselt kannatasid, et oleks võinud siin võib-olla ühe trenni ette teha või natukene rohkem tudeerida YouTube'i content'i sellest rajast juba olemas oli. Et seekord läks sellega nagu nii. Kvalit siis nagu tuli, oli see, et teist etapi järjest olime hit 5 ja täiesti rivi taga otsas. Suurt punktisaaki jällegi oodata ei olnud. Olin siis kvalifikatsioonigrupist C ja oma grupis 12 sõitjast 10. kohal ajaks 1.17.4. Enda grupi kiirem oli 1.15.1. Ja kvali kokkuvõttes siis kiirem aeg oli 14.7 ja minu aeg oli siis 17.4 ehk see on peaaegu 3 sekundit. See on, mida on väga-väga palju ja võrreldes siis kiirema 90+ klassi sõitja Kartor Ploom üldis 19. kohal 1.15.7 ehk talle ka natukene alla 2 sekundi kaotust. Ja 90+ klassis on siis tagantpoolt 3. Ja 90+ siis üldiselt lööme kokku. Valatasin Taavi Altpuu oli kiiremist 15.6, aga suurt vahet ei ole. Siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olime kvalis 90+ klassis. Ja see ei ole tulemus, mille üle väga uhke peaks olema. Tiksusime siin selle kvali ära ja võin saladuskatte all öelda, et sellel rajal hiljem aastas sõitsin ka veel ühe võistluse ja seal läks oluliselt paremini. Nii et ei teagi, kas ma lihtsalt ei suutnud sõita või oli ikkagi kart ka kehv siin kvalis, et nii taha sattusin. Aga kuulates teiste juttu, siis pigem on tõenäoline, et kartide vahe siin ikkagi oli päris korralik, isegi kui olid võrdlemisi värsked kardid kasutuses. Meeletult kuum päev oli ka. Seal oli ikka päris vastik vahepeal olla juba ja seal oli circa 30 kraadi vist sooja. 1. juuni see oli minust. Olid seal ka lastekaitsepäeva pidustused samal ajal Laitse rallipargis ja päris äge õhkkond. Pulsipulkad ja kõik muud tegevused, mis seal olid. See siit, mis seisab meil seal.
Heat 5 siis meile siin antud ja stardime Heat 5 5. kohalt. Siin Heatis on veel 2 90+ kiloklassi sõitjad, üks stardib 9. kohalt Auli Veso ja üks stardib esikohalt Timo Tomson. Start läheb ja liiga hea start ei ole, siin juba hüpatakse ette meist vasakul, tullakse ka kaitsma ette, aga siin läheb neil laiaks, on nagu kuskil kõrval, aga järveliskurv ja siin kursil jälle seal ei mitte midagi teha ja olengi ühe koha juba stardis kukkunud, väike poiss oli seal väga hea stardi ja tõmbas lihtsalt tuimalt 2 sõitjale juba stardiga ära. Siin hüppasin laiemaks, tundus, ma lähen tagant sisse, ma tahtsin seda tempot kasutada, aga lõpuks ei olnud seal ka ikka midagi teha, kaotasin pigem aega hoopis. Siin joon oli mul oluliselt parem, jõuan kõrvale, aga ei ole mul midagi teha, tema kiirendus on oluliselt sirgem parem, kas Branek Ojala peaks siis olema, kes siin minu vastu sõidab, aga tal läheb pikaks siin see šukaan, saan tast mööda ja ees ka käib võitlus, jõuame siin järgi. Väike nügimine, saame siin ühest mööda ja Jan-Christian Roilandile kõrvale ja ka mööda. Nüüd siis kaldega tipus kurv, tagasipööre ja nüüd läheme uuesti uuele ringile. Tõusnud 3, aga sellest ei ole liialt abi. Heat 5 saab edasi D-finaali ainult üks sõitja, teised jäävad kõik E-finaali ja siin tuldi ikkagi kiirema sirgekiirusega uuesti mööda. Midagi teha ei ole. Nagu hakkas juba tunduma, et endal nagu rada ka selge, aga eriti head sõitu ikka ei tulnud. Kui ma siin vaatan, siis kart on vist ka sama, mis kvalis, kart 11. Et teist etappi järjest suudan tõmmata endale karte, samasid karte 2 korral, mis ei tundu head. Suudan samat karti 2 korda tõmmata ja see on kehv. Siin Heatis ka siis ajaliselt mul erilist arengut ei toimu. Ajaksin ikkagi 1.17.6, mis on veel 0,2 aeglasem kui oli kvalis. Seda tuule häält, mul vist ei olnud seal tehtud korralikke tuuletõkkeid mikrofonidele, kaameral ja suur tühi plats tuult oli ka. Aga siin nüüd siis 4. kohal tiksume ja praegu nagu midagi toimumas ka ei ole, sõidame siin seda rada, mis tegelikult on väga lõbus sõit ja mulle pigem meeldib see rada ja tundus ka siis, et rada on fun, aga lihtsalt nagu tulemust ei tulnud tollel päeval. Ja siis kas enda või kardi pärast see jäi kuidagi nagu ebamääraseks mul tollel etapil, ma ei saanudki aru, milles lõpuks siis asi oli. Sõit ise ei tundnudki väga hull. Ei olnud võib-olla ka lihtsalt minu päev. See on viimane ring.
4. kojal koju me tulema, ühe koha siis suutsime tõusta siin Heat 5-s, aga sellest liiga palju abi ei ole. Tähendab ainult seda, et stardime 4. kohalt E-finaali, mis kuidas võtta, võib-olla ei ole isegi parem kui 5, sellepärast et stardime nüüd väliskurvist ja esimesse kurvi on siin pigem kehv väliskurvist minna. Teemegi siin finaaliks niisuguseid soojendusi. Iseasi, kui palju seda tegelikult vaja oleks olnud, arvestades seda, kui soe päev oli ja rajatemperatuur ka ilmselt pigem soe. Start. Seekord pigem võrdne start isegi teistega ja siin teises faasis kergelt isegi oli mingit tempot, aga tagant tuleb jälle üks rakett ja võtab siin koha ära. Ja nagu ma ütlesin, väliskurvist halb, kukkusime kohe ikkagi 5. Viiendat ilmselt oleks olnud parem siin start, oleks ise kurvi jäänud. Ja nüüd oleme siin esimesest pundist ka juba grammikese maas. 90 kilo klassi sõitja on meil veel siia finaali kukkunud, T-Heatist siis Raul Põdersalu, keda on siin võimalik siis hakata ära võtma. Ehk kokku 40-90 plus kilo sõitjad siin finaalis. Suudame siit nüüd ühe koha võib-olla võtta ja saame nina kõrvale pikku kurvi. Olemas 4. Siikaanist jõudsime järgi parema kiirendusega. Ja siin finaalis siis kiirem ringiaeg endal 17.2 ehk minimaalne areng, ütleme 0,2 kiirem kui kvalis, mis oli senine parim aeg. Aga heaks seda endiselt lugeda ei saa. Kaotame ka koha. Proovime tagasi võtta, kiirendus on isegi parem. Ja tõuseme uuesti 4. Aga ikkagi 5. tagasi. Ja see üks kurv seal esimeses pooles, kus on võimalik ennast sisekurvi visata, nagu siin tehti. Seal saab teha väga optimistika manöövreid, aga need ei pruugi alati hästi lõppeda. Või siis lõpevad lihtsalt sellega, et väliskurvis olnud sõitu kannatab või lükatakse laiaks. Ja seda me tegelikult näeme siin ka hiljem aastas toimunud võistlusel. Ja siin toimus siis see, et lihtsalt hakati lükkama kurvidesse sisse. Kaspar Jane-Kojala oli sirgetel kiirem, kurvides oluliselt aeglasem, et siin nõksu siis vastu, kui mulle tehti, siis eks teeme siis vastu. Ja ei tundnud nagu eriti puhas sõidu viis siin. Siin ka on pusklemine siin ees 4. ja 5. kohale. Uuesti järgi. Ja siin kurvis mõlemad sõidavad lihtsalt laiaks ja sõidan sisekurvist mööda. See oli nii totter või raaks.
et mitte mingit põhjust ei olnud seal kummalgi laiaks lasta, lihtsalt sõitsid üksteise järgi laiaks. Ja mina sain need kohad siis endale sealt väga lihtsalt ja nüüd sõidame 4. kohal edasi, ehk siis seal, kus me startisime. Aga sõidate siin kohe juba mööda, sirge kiirus ikkagi oluliselt parem. Aga siin kurvis tuleme jällegi järgi, joon parem ja saame parema hooga välja, aga sellest oli vähe avi, kui sirge kiirus. Seal on uuesti see kohe tagasi võetakse, siin paneb ka täiesti Apexist mööda ja saame järgi. Aga no, väga raske on mööda sõita, kui sirgetel on konkurent kiirem ja kurvides aeglasem. Ja siin lükatakse ka mind lihtsalt laiaks poole kurvi pealt, lükatakse ideaaltrajektorit minema ja sõitakse mööda. Siin jääb aeglaseks ja saan uuesti ise kurvi hüpata. Siin kurvis oli üllatavalt hea mööda sõita, kui see eelmisest hea tempo. Kuidagi sai selle kurvi jooksul siis sellest overlapist lahti ja sai ette. Viimasse kurvi kergelt olin kaitsval trajektooril igaks juhuks ja saan ikkagi nagu parema väljumise kui Ojala ees, aga sellest liiga palju abi ikkagi ei ole. Ja sirge peale kaotan jälle koha siis teisele konkurendile, kes mul praegu ei suuda nimetada, kes see on. Tagasi 6. me kukkunud olemegi. Liiga palju aega ka enam jäänud ei ole. Kui ma nüüd õigesti oskan pakkuda, siis see konkurents on ees on Timo Tomson, ehk siis ka 90 kilogrammi pluss klassi sõitja. Ehk temast oleks tegelikult oluline siin mööda saada. Nüüd viimane ring, viimane sektor nii öelda. Ja siin kurvis olin ma kuidagi alati parem ja kasutasin lihtsalt kogu raja ära, mida konkurendid lihtsalt ei tahtnud teha midagi pärast. Saan siin mööda ja võtan kaitsva trajektoori tagasipöördesse. Ja Kasparene Ojalast jääb siin natukene puudu. Kurvides olen nii palju kiirem, aga jah, ajast jäi puudu ja 5. koht siit E-finaalist ja 90 pluss kiloklassis 10. koht ehk ei midagi head. Jällegi madal punktiskoor. Samamoodi nagu FK-s eelmisel etapil, aga vähemalt mingi kogemus siin rajal ja sellest hiljem aastas on siis kasu. Küll aga siin sarjas FK ja siis see Laitse etapp korraldasid ikkagi päris suure punkti kaotuse punkti tabelis, mida oli siin tükk tegu tagasi teha. Aga see läks korraks kõik ja jääme siis juba järgmisel etapil, mis peaks olema minu mälu järgi siis Rapla GP. Nägemiseni siis.